sellest aast, kui veel olemas ei olnud meie maal ronge, autosid, jalgrattaid ega tehtud pikki matku, nagu tänapäeval kõikjal näha saad. Uhke postipoiss sõitis Karmaanteel, külast külla, linnast linna viista teel. Kõikjal uudiseid tõi postipoiss kaugel, nüüd vaid möödunud ajast mälestus on see. Külakõrts ja postijaam nad üheskoos, soojas kambris oli tuju tihti hoos. Siis kui jalgu puhkas hobu, peeti külmaruust lugu ja siis sõitaks jälle lahti täies hoos. Uhke postipoiss sõitis Karmaanteel, külast külla, linnast linna viista teel. Kõikjal uudised tõi postipoiss kaugel, nüüd vaid möödunud ajast mälestus on see. Postipoiss sõitis Karmaanteel. Siin on enamus inimesi ilmselt need, kes on käinud siin Sipe koolis. No meil on seal arhiivis on neid pilte ja uus raamat, mis nüüd välja anti, mis Kuperjanovi selts andis, on sellest Kuperjanovi raamatust. Seal on üks hästi hea vanapilt, kus on aiaga oli see koolimaja ja me ei ole ise ka seda näinud. Aga lugu on selline, et jah, see kivi on lagunes ja siis koristati ka need varemed ära ja nüüd on selle asemel ainult see nagu mälestuskivi ja mälestustahvel selle kooli kohta. Ja need, kes koolis on käinud, neid on muidugi suured mälestused sellest majast. Ja me siis kooli poolt paneme pisikese lillekildu siia. Mina mälestan aastat 1939, mil 38 väikest last astusid aukartusest üle Sipe kooli lävepaku, kus vastu võttis meid esimese klassi õpilasteks õpetaja Püki. Meie koolitee pikkus oli 3–5 kilomeetrit ja koolitööd tegime hõõglambi valguses, mida aeg-ajalt õpetaja Püki pumpas, et õhku saada. Õpetajaid oli 3, Eduard Püki, Jaan Aia, Jenni Joonsoo. Esimese klassi õpik, emakeele õpik oli huvitaja. Paraku minu põlvkond, me oleme sõjaaegsed koolilapsed. Me oleme mitmes majas käinud, sest Sipe kool ei olnud ju enam töökorras. Kahju, et meid nii vähe on. Paljud meist enam ei ole ja kõik ei ole ka võimelised siia tulema. Ilus mälestus sellest. Mälestuskivi ei oska enam käegagi näidata, kus kohal see maja täpselt oli. Maja on seesama. Ei ole teist niisama kestab pikka, saab hetkest mida enam pole polevik, kuid olevik see uues hetkest kestab ikka. Taas hommik avab silmad, õhtu suleb, päev päeva järel rühib läbi ajast, kuid seegi uues hetkes kestab ikka. Taas hommik avab silmad, õhtu suleb, päev päeva järel rühib läbi ajast, kuid seegi olevik, mis aastaid hiljem tuleb, on üha tulvil oma koolikella kaja. Külast külla, linnast linna viista teel. Kõikjal uudiseid tõi postipoiss kaugel, nüüd vaid möödunud ajast mälestus on see. Kirja kallimalt ka postipoiss seal tõi, vahel suuduse ta selle eest ka sai. Mitu hõberraha taskus selle vaeva ära tasus, mida teekond pittal kaasa tuua võis. Uhke postipoiss sõitis Karmaanteel, külast külla, linnast linna viista teel. Kõikjal uudiseid tõi postipoiss kaugel, nüüd vaid möödunud ajast mälestus on see.
talvel lumi tuiskas tormas maante peal. Juba kaugelt kostis aisa kella hääl. Soojas kasukas seal sõitis mõni rikas linnakaupmees, uinus mõnusasti habe härma sees. Uhke postipoiss sõitis kord maanteel, külast külla linnast linna viis ta tee. Kõikjalt uudiseid tõi postipoiss kaugel, nüüd veel möödunud ajast mälestus on see. Uhke postipoiss sõitis kord maanteel, külast külla linnast linna viis ta tee. Kõikjalt uudiseid tõi postipoiss kaugel, nüüd vaid möödunud ajast mälestus on see.